Tere, mina olen Reet Hiiemäe, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur ja täna räägime oma ettekandes üleloomulikest kogemustest tänapäeva õpilaspärimuses. Ja mul on sellest väga hea rääkida, sest 2018 aastal toimus üks suur õpilaspärimuse kogumisaktsioon, mille raames kogunes üle 3700 teksti, nii et seal on hästi palju sellist võrdlusmaterjali just vaadata võimalik, kuidas see pärimus on ajas muutunud ja millised on need meediamõjud, mis praegu on kõige rohkem õpilaspärimust mõjutamas. Ja sellega illustreeriva materjalina saan näidata ka ühte toredat väikest tekstikogumikku, mis võtab kokku just sellised värvikamad õpilaspärimuse üleloomulikud lood. Siin praegu ta vist natuke tagurpidi oma tekstilt. Aga kui nüüd minna nende üleloomulike kogemuste ja meediamõjude juurde, siis juba siin minu esimesel slaidil on näha sellised mõned märksõnad, et hästi palju on siis seda filmimaailma mõju, aga just viimase selle 2018. aasta õpilaspärimuse kogumisaktsiooni juures on näha ka siis igasugused YouTube'i videod, internetikanalid, mis seda pärimust mõjutavad. On näha mitmeid ümbertõlgendamisi, uusi hirmuolendeid, vanade väljanaermist, vanu maju, selliste üleloomulike kogemuste läbiva sündmuskohana, et siin on rääkimist küllaga ja kõige selle juures siis, et see ei oleks nagu ainult hirmukogemustele keskenduv, et ka igasugused kaitsmisega seotud kogemused, et ka nende allikaks on tihtilugu just seesama meedia. Kui nüüd rääkida trendidest õpilaspärimuses, siis vist ei tule kellelegi üllatusena, et see meedia mõju nii tugev on, aga samas võib tulla üllatusena see, et paralleelselt säilib visalt ikkagi ka see lokaalpärimus, mis on piirkondlikult vanast ajast tuntud, mida kuuldakse näiteks oma vanavanematelt või ka näiteks mõisakoolides on oma selline juba kollektiivne pärimus vanast ajast kujunenud, kui on keegi mõisaäärres näiteks kummitamas. Ja kui vaadata siis ajas nende mõjude kulgemist, et kui 2010. aasta seisuga oli põhiline mõjutaja televisioon ja arvutimängude videote roll oli suhteliselt veel tagaplaanil, et siis nüüd 2017-2018 aastal on just see YouTube'i ja sotsiaalmeedia mõju rohkem esil. Ja kui vaadata ka, mida teised uurijad on öelnud, näiteks pedagoogikateadlane Merle Taimalu on märkinud juba 2010. aastal siis laste hirmudega seoses, et televisiooni ja fiktsionaalsete olenditega seotud hirmud on siis 2000. aastast peale hüppeliselt suurenenud. Ja näiteks eelkooliealistel oli siis õudusolendite hirm kõikidest hirmudest 3. kohal, et see on ikkagi märkimisväärne kõrge koht, arvestades kui palju on erinevaid hirme eelkooliealistel. Aga minu teemaks siis põhiliselt kooliealiste pärimus. Ja siin ongi jälle põhjust rääkida sellest meedia homogeniseerivast mõjust. Siin on mitmed meediauurijad osutanud sellele, et kuidas see mõju on teatavas mõttes ühtlustav, et kui üha rohkemates paikades kogu maailmas vaadatakse samu populaarseid filme samal ajal, samu YouTubereid, mängitakse samu arvutimänge, et siis on ka nendel ajast omastel uskumustel tendents kujuneda teatud mõttes ühetaolisteks. Üleloomulike kogemuste puhul saab rääkida lausa lainetest ja buumidest, et näiteks kui vaadata siis nüüd eelmise koolipärimuse kogumise ja praeguse erinevusi, siis või ka üle-eelmise, et siis näiteks 90. aastate paiku oli koolipärimuse materjalis korduvalt juttu õudusfilmist Elm Streeti luupainaja ja sealsest teemonlikust surnust nimega Krüger või Kruger, kes võtab noorte üle võimust ja siis mõjutab nende käitumist. Aga kui võrrelda nüüd 2018 aasta pärimusega ehk siis paarkümmend aastat hiljem, siis mainiti seda sama surnut ainult ühe korra. Seevastu aga oli nüüd ilmunud siis uue tegelasena Slenderman, kes osalt täitis samasuguseid funktsioone, samasuguseid motiive seostati temaga, aga et ta oli siiski täiesti uus olend hoopis teise tekkelooga. Kui vaadata inspiratsiooniallikaid kohalikus meedias, et siis need samad populaarsed
seriaalid nagu näiteks Kättemaksukontor, mis ei olegi pealtnäha justkui väga üleloomulikkusele rõhuv siis meediaväljund, et ometigi nopitakse neist sellest seriaalist samamoodi välja näiteks Libahunt, Koletised ja nad leiavad oma koha siis selliste laste hirmude hulgas. Või siis ka näiteks film nimega November, et seal on sellised tegelased nagu Kratt ja Vanapagan, kes siis korduvalt valmistasid hirmu siis õpilaste kirjeldustes, tulid nad jutuks ja et siin on huvitav siis see tõlgendus või selline kaasajastus, et kui sellist vanemat Kratti, keda kokku pannakse sellistes traditsioonilisel moel vanadest vihtadest ja nii edasi, et teda enam ei kardeta siis õpilaste hulgas, kuna ta ei ole sellisel moel aktuaalne, et siis sellise filmiliku uuesti esitusena muutub ta taas hirmuolendiks. Või siis näiteks on siin ka üks selline kogemuslugu, kuidas üks tüdruk kirjeldab oma hirmu Kättemaksukontoris nähtud Koletise ees, kes oli punaste silmadega ja see hirm oli kaua ja eriti just õhtuti sellele mõeldes und ei tulnud. Ja siin on näha ka ajas muutumine selliste pärimuse puhul, et siin lõpetuseks tüdruk kommenteerib, et nüüd tagasi sellele mõeldes tundub see juba natuke totakas hirm, et tihtilugu need hirmud ei püsi ajas lõputult, vaid ikkagi muutuvad vastavalt siis vanuse kasvades. See oli siis selline väike ülevaate kohalikest tegelastest, aga väga jõuliselt liiguvad siis meie pärimusest igasugused globaalse haardega tegelased. Ja huvitav ja iseloomulik on siin just see, et nad paigutatakse oma kodu ja kodu ümbruse miljöösse. Et alates sellest, et Muumide multifilmi Urr, kes oli paljudele väiksematele lastele selline hirmuolend, et teda kujutatakse enda kodus voodi all, et ka näiteks Sõrmuste isandast pärit Kuglunk on kuskil selja taga varitsemas, või ühe kirjelduse kohaselt, kui jutustaja istus WC-potil, siis ta tundis, et see sama Kuglunk kipub teda haarama, et need kohad on enamasti väga tuttavas kodu ümbruses. Või see sama juba mainitud Slenderman, teda kujutati siis mitmel korral kodumetsas passimas, et ühel korral näiteks kartis rattaga sõitja, et see Slenderman ründab teda ja tapab ta ära ilma erilise põhjuseta. Ja siin on üks selline nii-öelda nähtus, mida kohtab ka vanemas pärimuses, et tihtilugu, kui tegemist on sellise olukorraga, kus meeled ei ole nagu päris võimelised tavapäraselt toimima, näiteks on pime, inimene on unine, väsinud, et siis tuleb see tõlgenduse osa ja tihti just see traditsiooni sidus tõlgendamine. Ja et siin oli siis samamoodi, et kui nähti pimedas mingit sellist tumedat kogu, et eriti selline märgatav oli see haare just selliste moodsate moeolendite sekka selle tõlgenduse maailmas. Et ei arva keegi, et see on Kratt, kes teda rattal sõidu ajal rünnata võib, vaid ikka see on see tänapäeva Slenderman. Slendermani enda kohta, et see on siis alguse saanud ühest veebifotokonkursist, kuhu oodati töödeldud fotosid, mis annaksid reaalsetele fotodele mingi sellise kõheda mütoloogilise momendi. Ja üks osalejatest siis tuli välja Slendermaniga, sellise karakteriga, kes röövib lapsi, põhjustab nende ebatavalist, kummalist käitumist või ohustab neid muul moel. Aga et nagu ikka sellised veenvad, kõnekad olendid hakkas see kujutelm elama oma elu, hiljem juba tehti sellest film ja nüüd siis ka Eesti õpilastel omad kogemused temaga. Näiteks siin ka üks näitetekst selle kohta, kuidas üks poiss räägib sellest, et kuidas ta on alati kartnud sellist olendit nagu Slenderman, et see on huvitav, kuidas see mälu laieneb vastavalt hirmu suurusele, et kui see Slenderman jõudis Eestisse võib-olla alles mõned aastad tagasi, siis selle poisi jaoks tundub, et see on alati olnud juba. Aga et temal on siis selle kirjelduse järgi pikad käed ja pikad jalad, ta on valge sukaga, ja kui sa teda vaatad, siis ta pimestab su ära, nii et sa oled tema alluvuses, et selline hirmutav oma elu üle kontrolli kaotamise lugu. Siis paljud need tekstid kirjeldavad väga ilmekalt seda, kuidas see pärimus on siis tekkinud,
et mainitakse konkreetseid seriaale, kus see inspiratsioon on tulnud. Ja tihtilugu seostataksegi, et vahetult pärast mingisuguse hirmutava video vaatamist tekkis see tunne, et see olend ongi seal samas kodus või kodu ümbruses. Või näiteks siin, nagu ma enne mainisin, et kui meeled on pärsitud, ei ole päris tavapäraselt toimivad, et siin on üks näitetekst just sellest, kuidas üks laps oli haige ja lisaks veel väsinud, õhtul hilja ei tulnud und, vaatas YouTube'ist kummituste videoid ja järgmised mitu aastat oli see irratsionaalne hirm siis saatis teda, et öösel sai magada ainult tekk üle pea väikese praoga, et hingata saaks ja siis alles aastaid hiljem läks see lõpuks õnneks üle, nagu ta märgib. Ja siis on kirjeldusest veel järgneb, et ma ei kujutanud midagi liiga jubedat ette, lihtsalt valges kleidis mustade juustega tüdrukut või mõnikord ka seda, et zombi tuleb ükspuha kust ja hammustab või et mu perekond võib zombideks muutuda. Ja siin on siis otsene viide, et see oli siis, kui vaatasin elavaid surnuid. Kui rääkida veel nendest üleloomulike kogemuste meediaallikatest, siis siin on üks päris hea näide sellest, kus see jada tuleb niimoodi täitsa selgelt esile. Et siin on loetletud õudusfilmid, muidu filmid, toodud ära konkreetsed pealkirjad ja samamoodi siis see mõju, mida need vastavate filmide ja seeriate vaatamine siis selles jutustajas tekitas. Ja huvitav on see, et kuigi need on siis enamasti sellised välja mõeldud fiktsionaalsed meediatooted, et siis see kirjeldaja ise räägib nendest selle tekitatud hirmust kui hirmust reaalsete asjade ees. Et seega see hirm on midagi reaalset. Seda, kui reaalne see hirm on ja kui realistlikud ja sugestiivsed on need sellised meediamõjulised tegelased, et võib ka täheldada näiteks unenägude juures, mida need samad õpilased kirjeldavad. Et tihtilugu need erinevate õudusseriaalide tegelased põimuvad siis mitmest erinevast kanalist unenägudes ühte, et sinna sekkub ka siis seesama kirjeldaja, jutustaja ühe tegelasena ja et seega selline unenäo konglomeraat kokkuvõtteks kindlasti annab veel rohkem seda reaalsuse momenti juurde. Üks hea näide sellisest tänapäeva meedia mõjulisest tegelasest on siis Harry Potteriga seotud. Ja siin tuleb esile veel üks selline fenomen, mida nimetatakse transmeedialisuseks. Ehk siis see ei ole enam ammu ainult raamatutegelane, vaid et selle sama Potteri seiklustest on siis ajendatud filmid, arvutimängud, aga lisaks ka selline objektiline materjal, et igasugused fännitooted, mida saab osta. Ja siin tsiteerin jälle meediauurija Henry Jenkinsit, kes kirjeldab siis piltlikult, et kuidas sellises fännikultuuri osalemiseks ei saa enam olla passiivne lihtsalt vaataja, kogeja, vaid et see fänn peab siis asuma nii-öelda küti ja korilase rolli, jahtides siis vastavat meediasisu juba erinevatest meediakanalitest, et seal hulgas ka siis oma osaluslikest internetifoorumitest, et seega saab selle jutustaja rolli puhul rääkida siis juba aktiivsest osalemisest. Ja nendes õpilaspärimuse üleskirjutustest tuligi selliseid kõnekaid lugusid selle Potteri temaatikaga seoses välja, et õpilased kirjeldasid siis, kuidas nad loevad nii neid raamatuid või vaatavad filme, kas siis lihtsalt vaatavad meemisid või siis teevad neid ka ise, mängivad vastavaid arvutimänge, kirjeldati ka reaalseid mänge siis maastikul, kus võetakse erinevad siis Potteri sarjast pärit kangelased endale eeskujuks. Samuti märgiti, et püütakse leida siis esemeid, mida kasutada siis Potteri stiilis riietumiseks. Ja üks selliseid huvitavamaid momente oli siis ka kirjeldused sellest, kuidas neid Potteri loitsusid reaalselt kasutatakse ohuolukorras. Ja siin on jällegi
huvitav siis see moment, et kuidas need Potteri loitsud omakorda osalt on mõjutatud vanemast pärimusest, juba sajandeid vanast pärimusest, aga õpilaseni jõuavad need siis just selle Potteri seeria kaudu. Veel üks tänapäeva pärimuse puhul mõnevõrra kõnekas moment on siis see, et ei ole enam tegemist ainult selliste klassikaliste jutusüžeede ja jutustruktuuriga, vaid et lisanduvad sellised puändiga uustüübilised kirjeldused. Ja et vahel see puänt siis muudab kogu selle loo žanri hoopis selliseks teistsuguseks humoorikamaks žanriks. Tihtilugu see ettevalmistav alguskirjeldusfaas on väga sarnane klassikaliste traditsiooniliste lugudega, et võidakse kirjeldada, et kuidas oli pime, puhus tugev tuul, tihtilugu see ilmastik justkui toetab seda olukorra õhustiku loomet. Väga sageli siis lisanduvad sinna vanad mahajäetud majad, mida siis nüüdismeedia samamoodi on ekspluateerinud selliste üleloomulike nagu õudusolukordade toimumiskohana. Lisanduvad sammud, nähakse tumedaid kogusid, mingid ootamatud mürad, kolinad. Ja siis loo edasiarenduse käigus siis tuleb selline ootamatu puänt, et kus see kõik see ettevalmistus pööratakse omamoodi pea peale. Et siin selles samas näitetekstis siis algus kõik see õhustikuloome on sama, vana maja, äkitselt kuuldavad sammud, raksuv heli, aga et lõpuks tuleb välja siis, et see voodile istunud olend ei olnud keegi muu kui üks kuutõbine inimene, kes näris värsket kurki. Üks tänapäeva pärimuses juba võib nüüdseks rääkida aastakümneid. Olulisi momente on siis sellised tahtlikud, üleloomulikud kogemused. Et need samad mahajäetud majad, et selle kohta üks vastanud õpilane ütles, et kõik ju käivad nendes, et otsimas siis sellist närvikõdi põnevust. Ja kuna see ootus siis osalt siis vanemast pärimusest, aga veel rohkem siis tänapäeva meediast tingitult on see, et kui juba on selles jutu algusfaasis on siis mainitud mahajäetud maja, et midagi sellist ebatavalist üleloomulikku hakkab seal toimuma. Et siis see ootus on nii suur, et ükskõik kas käib seal siis mõni kriuksatus või kostab mingisugust mürtsu, et tihtilugu tõlgendamisel siis tulevad just need üleloomulikud jooned. Ja omane on siis siin ka see, et kui vanemas pärimuses see üleloomulikkuse üks eeldusi on see, et inimene on üksinda mingisuguses sellises liminaalses, ebatavalises olukorras, et siis nende otsitud tahtlike kogemuste puhul tuleb esile just see grupi dünaamika, et seda algusest peale kirjeldatakse, et seda ei tehta üksinda, et vähemalt kahekesi, tihtilugu ka suurema grupina. Ja siin siis üks näitetekst ka sellest, kuidas jällegi klassikaline küünalde süütamine, tarrikuga, vaimuga kontakti võtmine, aga et siis lõpeb sellega, et hakkab kostma hirmutavad klaveriheli ja et siin siis tegemist siis sellise osade sõprade eraldumisega ja tahtliku hirmutamisega. Veel märkimist väärib siis interneti roll, mida tihtilugu nendes kirjeldustes ka õpilased ise mainivad. Et ka siin selles ühes näitetekstis on jälle kord alguses on juttu vanast majast, kuhu igavuse pärast minnakse, et siis seal midagi üleloomulikku kogeda, vaime välja kutsuda. Aga et siin on siis samamoodi mainitud, et kõigepealt vaadatakse internetist, milliseid asju selleks vaja on, võetakse siis need asjad kaasa ja püütakse siis seda kontakti saavutada ja see on huvitav selline paradoks, et üsnagi ootuspäraselt toimub midagi ootamatut, et seega siis olukord muutub juhitamatuks, kostavad ootamatud mürtsatused, uksepaugatused, küünal kustub, et see viib siis sellise ootusärevuseni talumatuks, et lõpuks tagasi vaatamata põgenetakse. Põgusalt peatun ka siis hirmu olenditel, mida kasutavad lapsevanemad ise, et see on siis juba vanas pärimuses korduvalt kirjeldatud,
et kui vanemad ei soovi, et lapsed näiteks lähevad kuhugi kaevu äärde või nende arvates ohtlikku kohta, et kasutatakse hirmutamist. Ja siingi on näha seda, et kuigi see hirmutamine tõenäoliselt on mõnevõrra vähenenud, on ta jätkuvalt ikkagi kirjeldustes olemas. Ja et siin on samamoodi näha siis see ajastumine, et kui varemal ajal võis olla see hirmutaja kotionu, et nüüd on samas funktsioonis. Näiteks võivad ilmuda kas tulnukad või siis näiteks zombid. Aga teisalt siis see tulnuka pärimus ise on jälle omakorda teinud transformatsiooni läbi. Et kui veel 90ndatel aastatel oli see ka täiskasvanu pärimuses tihtilugu seotud selliste hirmukogemustega, kartusega, et kardeti, et tulnukad võivad tulla kloonida, teha midagi sellist hirmutavat vastu inimese tahtmist, et siis nüüd selles viimatises pärimuses oli sageli pigem selline uudishimu ja heatahtlik huvi, et tahaks hea meelega näha, millised need tulnukad on, et ei olnud enam seda ootust, et nad peavad olema tingimata sellised hirmutavad või negatiivsed. Ja siin siis näitetekstis isegi mainitud, et tegelikult oleme hoopis mitte arenenud ahvidest, vaid tulnukatest ja kuufodest. Ja et nendel on niivõrd arenenud mõistus ja andekus, et sealt siis oleme me pärit. Veel üks moment väärib põgusalt tähelepanu, et see on just see, kuidas see tehnoloogia, mis tänapäeval on niivõrd olulise rolli saavutanud ka laste elus juba maast madalast, et tihti juba laste aiaealistel, et ka neid igasuguseid üleloomulikke olendeid kujutatakse siis järjest enam kasutamas kas mingit tehnoloogiat või siis kirjeldatakse tehnoloogiat, mis on vajalik nendega kontakti võtmiseks. Et näiteks telefoni äpid, millega saab vaime kutsuda, vaimudega suhelda ja samamoodi nagu siin eelmises näitetekstis tuli välja, et otsitakse internetis neid juhiseid, et kuidas seda teha. Ja tihtilugu siis need tehnologiseeritud üleloomulikud olendid tunduvad selle lisamõõtmevõrraga ohtlikumana. Ja mõnikord võib siis tehnoloogia streikimine justkui olla taas tõend siis jutustajate silmis sellest, et tõesti seal oli tegemist millegi üleloomulikuga, et see ei jäänud näiteks videolindile. Nagu ka siin näitetekstis, et see videopilt oli säbruline, ei olnud võimalik seda tavapärasel viisil jäädvustada. Ja nagu enne kui juba mainitud, et ei ole ainult siis hirmutavad ja õudusolendid seotud tänapäeva meedia väljunditega, vaid tihtilugu see sama abi, mida kasutatakse, ega kaitseolendid on inspireeritud siis nendest samadest meediatoodetest. Ja siin tuli esile ka see, et tihtilugu võivad olla need lapsevanemad ise, kes näiteks kingivad lapsele mõne talismani, mõne kaitseingli kujukese poolvääriskivi, et siit saab vihjeid ka selle kohta, et milline on nende vanemate enda usundiline maailm ja et see kandub siis selle võrra ka lasteni. Ja sellise vanema järjepidevuse näitena võib tuua siis ka kontakti surnud vanavanematega, et selle kohta oli päris mitmeid kirjeldusi, et kuidas lapsed tajuvad seda kontakti, et need vanavanemad neid kaitsevad, toetavad sellisel hirmutaval hetkel. Ja ühe lisauuendusena võib siis mainida hingeloomasid, et see on võib-olla siis viimaste aastate selline uuendus, et tuntakse, et on olemas hingeloomad, kaitseloomad, keda saab samamoodi siis kriitilisel hetkel appi kutsuda või paluda neilt juhiseid. Ja nüüd ma tulengi siis kogu selle eelöeldu kokkuvõtteni, et üsnagi ootuspäraselt massimeedia, kaasaegse ajas muutuva massimeedia mõjud väljenduvad nii tõlgendustes, kuidas neid kogemusi kirjeldatakse, tõlgendatakse sõnavaras, et kui näiteks vaadatakse järjest enam ka ingliskeelset materjali, et siis tihtilugu ka enda kogemuste kirjeldamisel võidakse kasutada selliseid võõrlaenusid, mida siis teatakse nendest videotest. Universaalidest rääkides, et need juba mainitud vanad mahajäetud majad, et see väga jõuliselt esil, igasugused varemed lisaks veel,
et siin vahel lisandub juba selle vana lokaalpärimus, et mis on seotud selle konkreetse kohaga, konkreetse ehitisega, siis muidugi pimedad voodialused, arvatavasti igaüks meist suudab meenutada seda, kuidas see on ühel hetkel lapsepõlves hirmus tundunud, aga üldse pimedus. Aga et nende universaalidega seoses siis, kes nendes pimedates kohtades mahajäetud majades ilmuvad, et need olendid on siis ajastu omased, muutuvad vastavalt sellele, millised on need meediaväljundid, mis parasjagu päevakorral on. Ja veel ühe olulise punktina võib esile tuua, et kui vaadata jällegi seda vana klassikalist pärimust, ütleme 100 aastat vana pärimust, et siin on see täiskasvanute ja laste lõikes see pärimus kujutelmad homogeensemad, aga et nüüdis pärimuses võib tõesti rääkida, et esineb palju just lastele ja noortele omast üleloomulikku pärimust, üleloomulikke kogemusi, mille olemasolust ja nende meediaallikatest ei tarvitse täiskasvanud tihti teadlikud olla. Et siin tuleb selline erinevus, et vanemad ei tea tihtilugu, mida need lapsed üldse vaatavad ja millised on nii-öelda trendid. Ja üks näide sellisest vanemate ja laste teadlikkuse lahknemisest oli paar aastat tagasi, kui ilmusid meedias sellised hirmutavad lood, hoiatavad lood enesetapumängudega seoses, et seal olid siis näiteks Verine Meeri või Sinine Vaal, et kirjeldati mänge, kus antakse juhiseid lastele, kuidas nad peavad järjest hullemaid, hirmutavamaid väljakutseid kasutades siis ennast ohustama, ennast vigastama. Räägiti sellest, kuidas vaesed kaitsetud lapsed vajavad abi. Aga et siin siis seda on nimetatud ka moraalseks paanikaks, näiteks Vene uurijad on kirjeldanud neid samu enesetapumänge seda sõna kasutades. Ja et siis samamoodi nii Venemaal kui Eestis tuli välja, et kui küsitleda neid kooliealisi lapsi, seda sihtgruppi, et siis selgus, et lapsed tegelikult ise olid väga ülekaalukalt teadlikud nende mängude olemusest, nendega seotud riskidest, ei võtnud neid tõsiselt. Ja samamoodi siis, kui täiskasvanute seas algselt räägiti, et tegemist on kuritegelike grupeeringutega, kes neid mänge levitavad, lapsi ahvatlevad, et siis hiljem tuli välja ja ka laste enda kirjeldustest tuli välja, et levitajad on tihtilugu need samad lapsed ise. Ja see on siis ka üks näide, et miks üldse on vaja neid meediamõjusid teada, esiteks teada, millised üleloomulikud või ka üldse hirmutavad kogemused parasjagu lastel siis neile mõju avaldavad, aga ka seda teada, et kust need tulevad, millist mõju need avaldavad. Et nii saame paremini teada, et mis meie lapsi ohustab ja mida me selle vastu ette saame võtta. Ja see ongi hetkel siis kõik, mida ma tahaksin sellel teemal öelda, ja et kui kellelgi on huvi veel pikemalt lugeda selle kohta, et siis ma lisan siia lõppu veel ka paar viidet, kus ma olen sellest kirjutanud. Igal juhul aitäh kuulamast ja selline see ettekanne seekord oli.